Minu nimi on Nora Ohitaker. Olen 32-aastane ja pikka aega arvasin, et saan aru, milline alandus välja näeb. Arvasin, et see on see, kui sind õhtusöögilaua taga halvustatakse, süüdistatakse arvetes, mis pole kunagi tegelikult sinu omad, koheldakse sind koormana samas majas, mis kõiges sinu peale langeb. Ma eksisin. Tõeline alandus oli see, kui pärast pikka vahetust Daytoni lähedal ööpäevaringselt avatud söögikohas muutun omaenda sissesõiduteeks ja näen kogu oma elu laiali laotatud üle esise muru, nagu oleks see prügiveoks välja koristatud. Mu tööjalatsid olid lillepeenras. Mu talvemantel oli pooleldi postkasti all. Üks mu hoiukastidest oli murus pragunenud ja vanad fotod imasid õhtust kastet näoga allapoole porisse. Siis vaatasin üles ja nägin oma isa veranda lambi all seismas, telefon üleval ja filmisin mind, nagu oleks see mingi õppetund. Mu ema oli tema taga, käed risti. Mu õde nügis ühte mu kotti piisavalt kõvasti, et see tänavale saata ja naeris, nagu oleks ta terve nädala esirea kohta oodanud. Siis ütles mu isa piisavalt valjult, et ka naabrid üle tee kuuleksid, et ma olen 32-aastane, kurnan pere tühjaks ja et ta tahab, et ma kohe välja läheksin. Ma ei nutnud. Ma ei janud. Ma ei andnud neile seda stseeni, mida nad soovisid. Laadisin kõik viimased asjad autosse, sulgesin pakiruumi, kõndisin tagasi verandale ja vaatasin neile kõigile silma. Ütlesin neile, et loodan, et nad magavad sel ööl hästi, sest ühel päeval nad ei maga üldse. 15 päeva hiljem oli mu telefonis 36 sõnumit. Enne kui ma teile ütlen, miks, öelge mulle, mis kell on, kus te olete ja kust te seda vaatate. Ma tahan teada, kui kaugele see lugu jõuab. Ma ei sõitnud sõbra juurde. Ma ei peatunud ka kuskil tee äärte ja ei lagunenud. Sõitsin 3 väljasõitu lõunasse, parkisin maanteelt maha pikaks peatumiseks mõeldud motelli taha ja istusin seal, mõlemad käed rooli ümber lukus, kuni värisemine mu kätes lõpuks vaibus. Mu rind valutas. Mu nägu oli kuum. Aga kõige kummalisem osa oli see külm, stabiilne tunne kõige selle all. Nagu oleks miski minus lakanud palumast, et mu pere saaks inimesteks, kes nad tegelikult kunagi polnud. Kui ma telefoni järele sirutasin, taipasin, et see oli kogemata salvestanud osa juhtunust, kui ma oma asju autosse toppisin. Mängisin seda sealsamas pimedas. Mu isa karjus, mu õde naeris, mu ema ütles, et ma ise selle põhjustasin. Kuulasin seda korra, siis veel korra ja siis 3. korda. Mitte sellepärast, et see mulle meeldis, sest ma teadsin täpselt, kuidas sellised pered nagu minu omad toimivad. Hommikuks oleks see arusaamatuseks muutunud. Järgmiseks nädalaks oleks mind juba dramaatiliseks nimetatud. Jõuludeks oleksid nad kõigile öelnud, et ma tormasin ilma põhjuseta välja. Nii et ma salvestasin faili, tegin ekraanipilte esimestest juba kuhivatest vastamata kõnedest ja lõin telefoni kausta, kuhu helistada, kui nad hakkavad valetama. See esimene tuba maksis rohkem, kui ma endale mugavalt lubada sain. Vannitoa tuli virvendas. Voodikate lõhnas nagu pesuvahend, mis üritas sigaretisuitsu varjata. Sõin müügiautomaadist ostetud kreekereid ja istusin madratsi serval, ikka veel oma sööklavormis, vahtides seina, samal ajal kui mu telefon ikka ja jälle vilkus. Mu isa nõudis teadmist, kus ma olen. Mu ema ütles, et ma olen ebastabiilne. Mu õde saatis sõnumi, et tahab edu, maksan nüüd ise kõik kinni. Ma ei vastanud ühelegi. Selle asemel helistasin ainsale inimesele, keda ma usaldasin ja kes mulle tõtt rääkis ilma pidulikult pingutamata. Mason Reedile. 2 aastat varem oli ta sööklasse tulnud pärast jõhkrat öist kõnet, ikka veel vormis, näol selline ilme, nagu poleks ta nädal aega maganud. Pärast seda sai temast püsiklient. Mitte sellises flirtivas filmistiilis. Lihtsalt kindel ja tähelepanelik. Selline inimene, kes märkab, kui keegi vaevu end kokku hoiab, ega sunni teda teesklema vastupidist. Ta võttis teise helina peale vastu. Ma rääkisin talle täpselt ära, mis juhtus. Ma ei kaitsnud kedagi. Ma ei pehmendanud ühtegi sõna. Kui ma lõpetasin, oli ta hetkeks vait ja esitas siis ühe küsimuse. Kui nad sulle täna õhtul nuttes helistavad, kas sa lähed tagasi? Ma vaatasin selles kohutavas väikeses motellitoas ringi ja üllatasin ennast, kui kiiresti vastus tuli. Ei. Hea küll, ütles ta, et siis ära kohtle seda nagu mingit tüli, mis vajab veel lahendamist. Sa ei lahkunud armastavast kodust. Sa astusid välja süsteemist, mis toimis ainult seetõttu, et sa lasid sellend ära kasutada. See tabas kõvemini kui miski muu. Sest kui ta selle välja ütles, ei suutnud ma seda enam silmist eemaldada. Aastaid olin ma maksnud poole toidukaupade ostude eest, kui mu ema võlgadest ilma jäi. Tuletasin talle meelde retsepte. Tegelesin voogedastusparoolide, kindlustusteadete, veebitellimuste, tarneagende ja hilinenud maksete teavitustega.
kõik need igavad, nähtamatud asjad, mis seda maja liikumas hoidsid. mina olin see, kes mäletas, mida kõik vajasid, enne kui nad isegi küsisid. ja kuidagi olin mina ikka veel koorem. kella 2 paiku öösel avasin oma fotogalerii ja hakkasin perepilte kustutama. sünnipäevad, grillipeod, jõuluhommikud. kõik need naeratavad väikesed valed. selleks ajaks, kui ma lõpuks magama heitsin, oli mul üks reegel ja ma kordasin seda endale, kuni ma seda uskusin. ma ei lähe enam kunagi tagasi. järgmisel hommikul ärkasin kange kaelaga, pangakontol $83 vähem ja esimese selge mõttega aastate jooksul, et mul oli lubatud lõpetada. Nad ei visanud mind välja sellepärast, et ma olin nõrk. Nad viskasid mind välja, sest arvasid, et ma rooman tagasi. ja esimest korda elus ma ei kavatsenudki seda teha. järgmise 3 päeva jooksul töötasin nagu keegi, kes üritab tulekahju eest põgeneda. võtsin sööklas lisahommikusöögi ja jäin siis ühel õhtul hilja tööle, kui üks üliõpilastüdruk hüüdis. mu jalad valutasid lõpuks nii hullusti, et pidin enne sõitma hakkamist 10 minutit autos istuma. aga valu tundus peaaegu kasulik. see tuletas mulle meelde, et ma kolin. see tuletas mulle meelde, et ma polnud tagasi selles majas. kuulasin, kas kapjüksed pauguvad või ootasin, et keegi otsustaks, et ma olin neile jälle pettumuse valmistanud. mu juhataja pani selle tähele enne, kui ma midagi ütlesin. Rosa Alvarez oli seda söögikohta pidanud kauem, kui mina olin elanud ja tal oli inimeste vaatamise viis, mis tegi valetamise mõttetuks. Teisel hommikul pärast minu lahkumist libistas ta enne avamist mu ette kohvitassi ja ütles, sa näed välja nagu keegi, kes kas pääses vabaks või sai hätta. kumb see on? Lasin kuuldavale naeru, mis kõlas pigem väsinult kui naljakalt. Siis rääkisin talle piisavalt tõtt, et ülejäänu oleks ilmne. Mitte kõik. Lihtsalt, et ma olin kodust väljas, ööbisin motellis, püüdsin pead maas hoida ja nuputada, mis edasi saab. Ta kuulas segamata, pühkis leti puhtaks ja ütles siis midagi, mida ma ei oodanud. Sa tead, et Miller Roadi ääres asuvas haiglas on üks neist patsiendi hooldustehniku koolitusprogrammidest, eks? Jooksev vastuvõtt. Neil on alati personalipuudus. Sa jääd rahulikuks, kui kõik teised hakkavad ringi käima. See on olulisem, kui inimesed arvavad, ma jõllitasin teda. 3 aastat varem olin uurinud sarnast programmi ja jätnud selle sinnapaika pärast seda, kui mu isa veetis kuu aega naljatades selle üle, kuidas ma kunagi midagi tõsist lõpetada ei saa. Ma ütlesin endale, et see oli halb ajastus, liiga kallis, liiga keeruline. Seistes seal oma söögikoha põlle all, sirupipudelid selja taga ritta seatud, taipasin äkki, kui suure osa oma elust oli edasi lükanud keegi teine, kes nimetas mu ambitsioone ebareaalseks. Samal pärastlõunal kohtas Mason mind kiirtee lähedal asuvas kohvikus. Temal olid tekkpüksid veoauto taha topitud ja ta nägi välja, nagu poleks ka palju maganud, aga tema hääl oli nagu alati kindel. Ta võttis välja kollase märkmiku ja kirjutas sinna trükitähtedega 3 sõna. Eluase, väljaõpe, piirid. See on kõik, ütles ta. Need on sinu prioriteedid. Mitte ennast kaitsta. Mitte nende tuju kontrollida. Mitte pikki sõnumeid kirjutada, et selgitada seda, mida nad juba teavad, vaatasin nimekirja tükk aega. See oli nii lihtne, et see ajas mind peaaegu vihaseks. Sest kogu mu elu jooksul oli iga kriisiga selles majas kaasnenud 1-0 emotsionaalset kõrvalteed. Seal polnud kunagi turtsatusi, ainult üks probleem. Oli probleem. Siis süütunne, siis ümberkirjutamine, siis osa süütundest, siis ümberkirjutamine ja siis see osa, kus minult oodati nende inimeste tunnete parandamist, kes selle põhjustasid. Mason lõikas sellest kõigest läbi nagu suitsust. Nii et alustasin eluasemest. Järgmiseks õhtuks leidsin Ketteringist keldrikorruse korteri, mille omanik oli pensionil olev põhikooliõpetaja Judith Harper. Koht oli väike, aga puhas, eraldi sissepääsuga, 2 kitsa aknaga lae lähedal ja väikese kööginurgaga, mis nägi välja vanem kui mina. Ta küsis, kas ma suitsetan, kas mul on lemmikloomi ja kas ma maksan õigeaegselt. See oli kõik. Ei mingeid uudishimulikke küsimusi. Ei mingit võltskaastunnet. Ei mingit perekonnaandmete otsimist. Lihtsalt terminid, võtmed ja vaikne väärikus, mis pani mind nutma rohkem kui julmus kunagi. Kasutasin osa oma järgmisest palgatšekist ja peaaegu kogu alles jäänud säästudest tagatisraha tasumiseks. Seejärel ostsin Facebook Marketplace'ist Peaverkreekis naiselt kasutatud madratsi, kes aitas mul selle autosse laadida sellise lahkusega, mida võõrad inimesed osutavad, kui neil pole põhjust vaja. Samal õhtul, tagasi motellis, vahetasin oma hädaabikontakti ema asemel Masoniks. See oli üks puudutus ekraanil. Mitte midagi dramaatilist. Aga see tundus, nagu lõikaksin läbi viimase maja küljes oleva juhtme.
Esimest korda pärast ärasõitu nägin ma oma elu kontuuri, mis kuulus mulle. See oli väike. See oli habras. See lõhnas nagu motelli seep, bensiinijaama kohv ja kasutatud kangas. Aga see oli minu. Ja samal ajal, kui ma lõpuks midagi tõelist ehitasin, istus mu perekond ikka veel selles majas ja ütles endale, et ma tulen tagasi. Teine elu läks raskeks. Nad polnud ikka veel aru saanud kõige ohtlikumast asjast, mis oli juhtunud ööl, mil isa mu asjad murule viskas. Asi polnud selles, et ma lahkusin. Asi oli selles, et pärast seda, kui ma selle teada sain, hakkasin selgelt mõtlema. Kolisin selle nädala lõpus Judith Harperi keldrikorterisse 2 reisikoti, kasutatud madratsi, kokkupandava tooli ja täpselt 1 kastruliga, mille olin peaaegu pakkimata jätnud. Koht lõhnas nõrgalt vanade raamatute ja sidrunipuhastusvahendi järele. Seinte vahelt ei kostnud karjumist. Elutoast ei kostnud hoiatusmärgina mõirgavat televiisorit. Pea kohal ei kostnud samme, mis mu kõhus kokku tõmbasid, enne kui ma isegi aru sain, kes vihane oli. Esimesel õhtul seal istusin põrandal rätsepaistes, kaasavõetav lomein põlvel tasakaalus ja kuulasin sellist vaikust, mida mul vanemate majas polnud kunagi olnud. Mitte seda koormatud vaikust enne tüli. Mitte seda õhukest, võltsvaikust pärast tüli. Tõelist vaikust. Sellist, mis laseb su kehal meeles pidada, et sellel on lubatud lõdvestuda. Mu telefon sumises, kui ma sõin. Siis sumises see uuesti. Ja siis jälle. Võtsin selle kätte ja peaaegu naersin. Mu isa tahtis teada, kas mul on ikka veel kommunaalteenuste konto sisselogimisandmed alles. Ema küsis, kas ma olin tema kindlustusandmetega kausta ära viinud. Õde saatis sõnumi, milles seisis, kas sa tead voogedastusteenuste parooli, sest miski ei tööta ja isa on võimatu. Jõllitasin ekraani pikalt, mitte sellepärast, et ma oleksin haiget saanud, vaid sellepärast, et järsku tundus kõik piinlikult ilmne. Nad ei igatsenud mind. Nad igatsesid mu tööd. Nad igatsesid nähtamatuid süsteeme, mida ma olin elus hoidnud, samal ajal, kui nad mind koormaks nimetasid. Sel ööl jättis mind viimane segaduse killuke. Ma polnud selles majas kunagi koormaks olnud. Ma olin olnud tagakontor. Tasustamata assistent. Tasustamata ajaplaneerija. Tasustamata parandaja. Masinaosa, mida keegi ei märganud, kuni see töötamise lõpetas. Järgmiste päevade jooksul sõnumid aina tulid ja igaüks neist rääkis neist. Ema tahtis teada, kes tavaliselt tema retsepte veebis pikendab, sest apteegirakendus ei lasknud teda sisse. Õde küsis, kas ma olin meeles pidanud tema õlivahetust broneerida, sest tema autos oli väike tuli põlema läinud. Mu isa saatis 3 eraldi sõnumit internetifirma hilinenud teate kohta, just kui oleks universum ise kuidagi vähem organiseeritud muutunud hetkel, kui ta mu välja viskas. Mitte ühtegi vabandust. Mitte ühtegi päris küsimust selle kohta, kus ma magan või kas mul on piisavalt raha või kas ma olen turvalises kohas. Lihtsalt ebamugavus. Lihtsalt nõudmine. Lihtsalt sama vanaperesüsteem, mis üritas mu telefoni kaudu jõuda ja mind tööle tagasi panna. Hakkasin sõnumeid lugemata jätma. Mitte pahameelest. Selguse pärast. Iga vastus oleks mind tagasi toonud rolli, mille nad mulle lõid. Iga vastus oleks neile öelnud, et olen ikka veel kasutamiseks saadaval. Judith märkas seda osa ka ilma urgitsemata. Ta kastis ühel õhtul külgtrepi ääres lilli, kui küsis, kas mulle sõnumit saatvad inimesed on samad, kes panid mind üldse keldrikorterit ostma. Ma ütlesin jaatavalt. Ta noogutas, nagu kinnitaks see midagi, mida ta juba kahtlustas. Siis rääkis ta mulle, et üks tema sõpradest elab mu vanast naabruskonnast mitte kaugel ja oli maininud, et mu isa oli inimestele näidanud videotööst, mil ta mu välja viskas. Ta pidi arvama, et see tõestab mingit tõestust. Aga tema sõbra sõnul ei läinud kõik nii, nagu ta ootas. Inimesed küsisid, miks täiskasvanud mees filmib oma tütart õues seismas, kui tütre asjad murule vedelevad. Inimesed ütlesid, et ta näeb julm välja. Pärast seda ma ei öelnud enam palju. Aga hiljem samal õhtul istusin madratsi serval ja lasin sel settida. Mu isa oli alati lootnud mürale ruumi kontrollimiseks. Ta lootis olla valjem, karmim, kindlam. Ta lootis, et kõik teised tema ümber kohanevad. Aga avalik julmus on riskantne. Mõnikord rahvas ei plaksuta. Mõnikord nad lihtsalt vaatavad sind pärast teistmoodi. See mõte jäi mulle meelde. Nii jäi ka miski muu. Kättemaks. Vähemalt see, mis kestab, ei näe alati välja nagu vastukarjumine. Mõnikord tundub see olevat eemalolek. Mõnikord tundub see nagu inimeste laskmine tunda kõige täit raskust, mida sa nende eest kandsid. Mõnikord tundub see olevat nii täielik vaikus, et nad kuulevad enam ainult omaenda elu lagunemise heli ilma sinuta, kes seda koos hoiaks.
Ja mida rohkem nad mulle sõnumeid saatsid, seda rohkem ma mõistsin, et vaikus tegi juba täpselt seda, mida ma vajasin. 15 päevaks polnud praod selles majas enam nii väikesed, et neid vabanduste taha peita. Need olid muutunud müraks. Päris müraks. Selliseks, mis kostub sissesõiduteele, tänavale, teiste inimeste vestlustesse, meeldib see perele või mitte. Ma teadsin seda juba enne, kui ma sel õhtul oma telefoni vaatasin. Olin just hilisest vahetusest naasnud, jalanõud jalast visanud ja madratsi servale istunud, kui ekraan korraks süttis. Siis jälle. Kuni terve tuba vilkus iga paari sekundi tagant nagu tormihoiatus. Kui ma lõpuks kõne vastu võtsin, ootas mind 36 sõnumit. 36 mitte üle nädala. Mitte viisakalt üle päeva laiali jaotatud. Kõik ühes koledas rafineeringus, nagu oleksid kõik selles majas äkki täpselt samal ajal aru saanud, et ma ei tule tagasi neid päästma sellest, mida nad olid teinud. Mu isa oli esimese saatnud veidi pärast kella 23:00. Kus kurat sa oled? Siis teise. Vasta mulle kohe. Siis veel üks, mis nõudis teada, kas ma olin enne lahkumist mingeid kontoseadeid muutnud. Just kui oleksin oma paguluse veetnud nende kaabeltelevisioonipaketi vastu vandenõu pidades, selle asemel, et oma elu uuesti üles ehitada. Järgmisena tulid mu sõnumid ja seekord ei kõlanud isegi tema enesega rahulolevalt. Isa on täiesti paanikas. Ema nutab jälle, see läheb hulluks, siis kell 3:22 öösel saatis ema mulle lause, mis pani mind selles vaikses väikeses keldrikorteris peaaegu valjusti naerma. See peab nüüd lõppema, helista mulle kohe tagasi, peab lõppema, nagu oleksin mina see, kes kogu asja käima pani. Nagu oleks mu vaikimine kuidagi vägivaldsem kui tütre elu murule viskamine publiku ees. Jätkasin kerimist. Hilinenud tasud. Vastamata meeldetuletused. Vaidlus internetifirmaga, sest keegi ei osanud turvaküsimustele vastata. Mu ema jäi järelkontrollist ilma, sest ta ei teadnud, kus sisselogimisandmed olid salvestatud. Mu õde oli oma autokindlustuse pärast maruvihane, sest ta oli ignoreerinud pikendamise teadet, kuni sellele lisati trahv. Ja turtsatus kõige selle all, mis jooksis läbi iga sõnumi nagu pingestatud. Juhe oli paanika. Mitte lein. Mitte kahetsus. Paanika. Selline tunne, mida inimesed tunnevad, kui inimene, keda nad kohtlesid kui nähtamatut infrastruktuuri, kaob ja äkki muutuvad kõik väikesed süsteemid, mida nad pilkasid, vajalikuks. Varem samal õhtul oli üks söögikoha teenindajatest mulle rääkinud, et ta kuulis midagi oma noolt, kes tundis kedagi minu vanast naabruskonnast. Video, mille mu isa sel õhtul filmis, oli levinud kaugemale, kui ta kavatses. Mitte viraalseks. Midagi nii dramaatilist. Just piisavalt kaugele. Piisavalt kaugele, et jõuda kirikunaiste, laopidajannade, verandade ja arvamustega naabriteni. Sellise kohaliku ketipoodi, mis suudab vaikselt mehe maine rikkuda, ilma et tema nime liiga valjusti ütleks. Lugu ei rääkinud enam lurjuse tütrest, kes välja visati. See rääkis isast, kes viskas oma täiskasvanud tütre asjad õue ja salvestas teda, kui too segadust koristas. Ja kõige hullem osa tema jaoks, kahtlustasin, oli see, et inimesed ei vaadanud teda hirmuga. Nad vaatasid teda hukkamõistvalt. Pole midagi, mida mehed nagu mu isa rohkem vihkaksid kui teiste inimeste silmis väiksemaks muutumist. Kõigi nende sõnumite keskele oli maetud see, mis mulle meelde jäi. Ta ei saa magada. See oli mu õelt. Ja see oli ainus aus asi, mis ta mulle pärast minu lahkumist saatnud oli. Istusin seal pikka aega ja jõllitasin neid 3 sõna. Mitte sellepärast, et mul oleks temast kahju olnud. Sest ma mäletasin täpselt, kui kindel ta sel õhtul veranda lambi all oli välja näinud. Kui kindel, kui uhke omaenda julmuse üle. Mehed nagu tema arvavad alati, et tagajärjed kuuluvad teistele inimestele. Turtsatab, nad arvavad, et raev põleb kuumalt ja kiiresti ning kaob hommikuks. Nad arvavad, et kõik teised peaksid ärkama ja edasi liikuma. Aga häbi ei toimi nii. Häbi pöördub tagasi. See settib seintesse. See ilmub kell 3 öösel, kui maja on vaikne ja pole kedagi peale iseenda süüdistada. Ma ei vastanud ühelegi sõnumile. Panin telefoni ekraaniga allapoole enda kõrvale ja kuulasin Judithi keldri vaikust. Seintes vaikselt sumisevaid torusid. Omaenda hingamise aeglustumist. Kusagil linna teises otsas õppis mu perekond, mis tunne on elada kaoses, mille nad varem mulle edasi andsid. Ja esimest korda pärast ärasõitu teadsin ma täieliku kindlusega, et nende halvim öö ei alanud minu lahkumisega. See algas siis, kui nad taipasid, et ma seda tõsiselt mõtlesin.
Esimest korda, kui ma isale pärast lahkumist vastasin, olin oma autos söögikohas pausi ajal, istusin topsi hoidjas külmaks läinud pabertops kohvi ja põllika veel ümber vöökoha seotud. Tema nimi vilksatas ekraanil veidi pärast keskpäeva. Ja hetkeks reageeris kogu mu keha enne, kui mu mõistus seda tegi. Mu õlad lukustusid. Mu kõht tõmbus pingule. See vana refleks tuli tagasi nii kiiresti, et see peaaegu ajas mind vihaseks. Aga vihast oli nüüd kasu. See hoidis mind ärkvel. See takistas mul tagasi langemast sellesse minu versiooni, mis oli harjunud esimesel helinal vastama ja vabandama, enne kui ma isegi teadsin, mida ma väidetavalt valesti tegin. Nii et enne kui ma kõne vastu võtsin, avasin telefoni diktofoni ja vajutasin salvestusnuppu. Siis vastasin ühe sõnaga. Mida? Ta ei öelnud tere. Ta ei küsinud, kus ma olen või kas minuga on kõik korras. Ta läks otse sama tooni juurde, mida ta oli murul kasutanud. Ainult et nüüd oli selle all midagi karmimat. Su ema on täielik segadus. Su õde on võimatu. Naabrid räägivad. Arved jäävad maksmata. See on juba piisavalt kaugele läinud. Ma nejatusin istmel taha ja lasin tal rääkida. Ta loetles kõik probleemid selles majas üles, justkui oleksin ma need lahkumisega põhjustanud, selle asemel, et neid paljastada, keeldudes neid enam tassimast. Ta ütles, et ma olen isekas. Ta ütles, et ma teen asju meelega raskemaks. Ta ütles, et korralikud tütred ei kao ära, kui nende perekond on surve all. See osa ajas mind peaaegu naerma. Perekonna surve mu isa keeles oli alati tähendanud, et keegi teine peab tema elu lihtsamaks tegema. Siis ütles ta asja, mille ümber ma teadsin, et ta oli kogu aeg tiirutanud. Kui sa koju ei tule ja ei aita seda lahendada, siis hoolitsen selle eest, et kõik teaksid, milline tütar sa oled. Ma vaatasin läbi esiklaasi söögikoha parklale, üle tee asuvale bensiinijaamale, naisele, kes lükkas lapsevangrit toidupoe poole. Ja miski minus jäi täiesti tarduma. Seal see oli. Mitte mure. Mitte kahetsus. Maine. Kontroll. Väljapressimine, mis oli riietatud perekondlikeks väärtusteks. Sa mõtled tütart, kelle sa filmimise ajal murule viskasid, ütlesin ma. Ta jäi nii kiiresti vait, et tundus peaaegu, nagu oleks toru katkenud. Siis vastas ta õelamalt, madalamal häälel. Sa arvad, et oled praegu päris tark. Sa arvad, et inimesed täidavad su pead jamaga. Ei, ütlesin ma. Ma arvan, et kuulen esimest korda aastate jooksul iseenda mõtteid. Ta hakkas, turtsatades, häält tõstma, aga ma katkestasin enne, kui ta hoogu koguda sai. Ja et asi selge oleks, salvestan ka seda kõnet, pärast seda oli vaikus puhas ja karm. Ma peaaegu kuulsin, kuidas ta üritas otsustada, kas raev ikka toimib, kui keegi seda enam ei karda. Ta pani kõne kinni ilma sõnagi lausumata. Istusin seal sekundi, telefon ikka veel käes, ja siis lasin kuuldavale nii terava naeru, et see ehmatas isegi mind. Mitte sellepärast, et see naljakas oleks olnud. Sest kogu see trikk oli lõpuks lakanud töötamast. Saatsin helifaili samasse kausta, kuhu muruplatsi salvestus oli tehtud, läksin siis tagasi tuppa ja lõpetasin oma vahetuse, nagu mu elu ei muutuks tundide kaupa. Turtsatab, samal õhtul, vahetult enne sulgemist, kutsus Rosa mind kabinetti ja ütles, et haigla oli ühendust võtnud. Haigehooldustehniku programm oli mu avalduse läbi vaadanud. Nad tahtsid intervjuud. Kiirmenetlusega, sest neil oli personalipuudus ja kuna kellelegi haigla poolelt meeldisid minu töökogemus ja soovitused. Rosa naeratas, kui ta seda ütles. Nagu oleks ta oodanud, et ma usuksin, et kuulun kuhugi suuremasse kui ellujäämine. Oleksin pidanud nutma. Selle asemel tundsin, kuidas see vaikne kuumus levis läbi mu rinna. Samal nädalal, kui mu isa kaotas une, sest ma lõpetasin tema majapidamise juhtimise, astusin mina lõpuks tuleviku poole, millest ta oli mind aastaid kahtlema õpetanud. Kui ma sel õhtul Judith Harperi juurde tagasi jõudsin, põles tema verandalamp. Ta seisis külgtrepi juures kardiganiga, ühes käes kastekann ja ilme tema näol, mis ütles, et midagi oli juba juhtunud. Su isa käis mööda, ütles ta. Rahulik nagu ilm. Mu pulss hüppas, aga ta tõstis käe enne, kui ma jõudsin rääkida. Ma ei lasknud teda sisse. Ütlesin talle, et kui ta tahab stseeni teha, võib ta seda kõnniteel teha, kus kõik kuulevad. Ma jõllitasin teda. Ta kehitas kergelt õlgu ja ulatas mulle volditud paberitüki, millel oli tema telefoninumber. Nagu oleks ta kuidagi eeldanud, et olin mehe täiesti ära kaotanud. Siis ütles ta ainsa asja, mida ma ei teadnud, et mul on vaja kuulda. Sellised mehed muutuvad valjemaks ainult siis, kui nad mõistavad, et keegi neile enam ei kuuletu. Ma vaatasin pimeda tänava poole. Vaikse väikese naabruskonna poole, mis oli mulle ühe nädalaga andnud rohkem väärikust kui mu enda perele aastate jooksul.
turtsatab ja ma sain aru millestki, mida oleksin pidanud palju varem õppima. Mu isa ei olnud spiraalis sellepärast, et ta armastas mind ja kaotas mind. Ta oli spiraalis sellepärast, et tundis, kuidas kontroll käest libises. Ja 2 ööd hiljem pidi ta isiklikult tagasi tulema ja avastama, kui täielikult see kadunud oli. 2 ööd hiljem tuli ta tagasi vahetult pärast päikeseloojangut. Nägin esimesena tema veoautot, mis oli Judith Harperi maja ees kõnniteel viltu pargitud, justkui usuks ta ikka veel, et iga maatükk minu lähedal kuulub vaikimisi talle. Siis kostis koputus. Kõva, terav, piisavalt tuttav, et kogu mu keha pingestus enne, kui ma ukse juurde jõudsin. 1 sekundiks olin tagasi sellel murul, verandavalgus silmis ja elu rohus laiali pillutatud. Siis vaatasin ringi väikeses keldrikorteris, mille olin endale ise maksnud. Kasutatud madrats, kokkupandav tool, killustunud tööpind kraanikausi juures. Miski selles toas polnud muljetavaldav, aga iga sentimeeter sellest oli minu. Avasin ukse, kett veel küljes. Mu isa nägi hullem välja kui telefonis rääkides. Tema silmad olid punased. Tema lõualuu oli pingul. Tal oli seljas sama tööjak ööst. Mil ta mind välja viskas. Ja kuidagi pani see ta veelgi väiksemana paistma. Me peame rääkima, ütles ta. Me räägime, ütlesin mina. Ta heitis pilgu minust mööda korterisse, imetledes selle väiksust. Ilmselt ootas, et ma häbi tunneksin. Ma ei tundnud. Su ema laguneb koost, ta ütles, su õde nutab iga päev. See on juba piisavalt kaua kestnud, sa viskasid mu välja, ütlesin ma. Sa filmisid seda, tema nägu tõmbles. Ta nihutas raskust ja proovis pehmemat tooni, mis tema suus valesti kõlas. Ma üritasin sind oma 2 jalal seisma panna, ma peaaegu naersin. See oligi ümberkirjutus. Nii puhastasid sellised mehed, nagu tema omaenda brutaalsust oma peas. Nad süütasid tule ja nimetasid seda siis motivatsiooniks. Ma olen oma 2 jalal, ütlesin ma. Seda sai talu, ta vaatas mind pikalt ja ma nägin, kuidas see talle korraga otsa jõudis. Vana versioon minust oleks kuulnud ema, õde ja perekonda ning hakanud kohe minuga läbirääkimisi pidama. See versioon ei püüdnud enam tema heakskiitu saada. Nii et ta loobus. Sa paned mind koletise moodi välja nägema, ütles ta. See oligi kõik. Mitte, et ma eksisin. Mitte, et ma vabandan. Mitte, et ma poleks tohtinud seda teha. Lihtsalt nii. Sa paned mind koletise moodi välja nägema, ma naersin otse talle näkku. Ma ei pane sind kellegi moodi välja nägema, ütlesin ma. Sa tegid seda ise, ta läks punaseks. Siis tuli vana repliik. See, mida vanemad nagu tema alati kasutavad, kui tõde nad nurka surub. Pärast kõike, mida me sinu heaks oleme teinud, astusin uksele veidi lähemale. Sa mõtled pärast kõike, mida ma sinu heaks tegin. Turtsatab, kes jäi koju kohale toimetamisteks. Kes jälgis arveid. Kes tegeles ema kohtumistega. Kes mäletas paroole. Kes maksis toidukaupade eest, kui kaart tagasi lükati. Kes hoidis kogu maja töös, samal ajal kui sina mind koormaks nimetasid, ta ei vastanud, sest ta ei suutnud. Vaikus meie vahel tundus suurem kui hoov, kuhu ta mind oli visanud. Siis ütles ta seda madalalt, öölalt ja tahtis haavata. Perekonnad ei ela üle selliseid tütreid nagu sina, võib-olla pidas ta silmas tütreid, kes lõpetavad kuuletumise. Tütreid, kes mäletavad, mis tegelikult juhtus. Tütreid, kes lõpetasid kõigi teiste raskuse pärast hoolimise ja keelduvad ikka veel loost kadumast. Ma ei tea, aga ma vaatasin talle otse silma ja ütlesin, siis võib-olla ei peakski perekond, mille sa lõid, niimoodi ellu jääma, ta lausa võpatas. Just siis klõpsatas üleval Judithi verandalamp ja kusagil üle tänava liikus kardin. Hea küll. Las nad kuulevad. Las nad kõik kuulevad. Ta sirutas käe ukseava poole, justkui suudaks ta mind veel ainuüksi harjumuse jõul tagasi tõmmata, aga ma astusin sammu tagasi ja ütlesin, mine ära. Kohe. Ta jõllitas mind veel sekundi, hingeldades raskelt, ja ma andsin talle viimase loo nii rahulikul häälel, et see üllatas isegi mind ennast. Kui sa siia veel tagasi tuled, mängin salvestised kõigile, kes on piisavalt lähedal, et kuulata. Sellega oli kõik läbi. Ta pööras ringi, kõndis tagasi oma veoauto juurde ja sõitis liiga kiiresti minema, rehvid kriimustasid väljudes äärekivi. Lukustasin ukse, neiatusin selle vastu ja seisin seal hingeldades, kuni mu käed lakkasid värisemast. Turtsatab, minut hiljem sumises mu telefon. Judith, olen sinu üle uhke. Ja ta oleks peaaegu mu prügikasti välja võtnud. Mis ütleb, et vestlus ei läinud nii, nagu ta plaanis. Ma naersin seekord tõsiselt.
2 päeva hiljem seisin Montgomery maakonna kogukonna tervisemessil valge telgi all, seljas tumesinised tööriided ja plastmassist märk minu nimega. Minu intervjuu oli läinud hästi. Paremini kui hästi. Haigla tahtis mind patsiendi hooldustehniku programmi, kusjuures suurem osa koolitusest oleks rahastatud, kui ma nõustuksin jätkama. Ma polnud isegi veel alustanud ja juba tundsin end seal austatuna kui oma kodus aastaid tagasi. Sel hommikul aitasin inimestel vererõhu ja glükoosimõõtmiste jaoks registreeruda, näitasin vanematele paaridele, kuhu minna, rahustasin väikest poissi, kes kartis sõrmeotsapunkti ja vastasin inimeste küsimustele, kes vaatasid mind nii, nagu kuuluksin täpselt. Sinna, kuhu ma kuulun. Umbes keskpäeval nägin neid üle pargi. Esmalt oma ema. Siis mu õde piknikulaudadelt pabertaldrikuid kandmas. Siis mu isa. Seistes kangelt nende kõrval ja teeseldes, et ta ei näe mind. Mõned naabrid meie vanast kvartalist olid ka seal, triivisid putkade vahel ja vestlesid selles juhuslikus kohalikus stiilis, mis ei püsi kunagi juhuslik. Üks naine, kelle ma üle tee ära tundsin, tuli otse minu juurde ja ütles, Nora, mul polnud aimugi, et sa nüüd tervishoius töötad. See on imeline. Imeline, naljakas sõna, arvestades, et viimati, kui ta mind nägi, oli mu mantel lillepeenras ja mu isa filmis. Teine naine küsis, kas on tõsi, et mind võeti koolitusprogrammi vastu ja enne kui ma jõudsin vastata, naeratas üks haiglapersonal minu kõrval ja ütles, ta teenis selle ära. Meil on vedanud, et ta meil on, ma nägin, et mu isa seda kuulis. Ma tean, et ta tegi seda, sest tema ilme muutus viisil, mida ma polnud kunagi varem näinud. See polnud viha. See polnud isegi mitte piinlikkus. See oli midagi lamedamat. Mehe ilme, kui ta taipas, et lugu, mida ta kellestki rääkis, ei sobi enam avalikkuse ette. Mu õde tuli esimesena. Seekord polnud tal hääles seda enesega rahulolevat nooti. Kas me saame rääkida, küsis ta. Teie võite rääkida, ütlesin ma. Ta heitis pilgu tagasi meie vanemate poole ja langetas häält. Kõik on olnud hullumeelne pärast seda, kui te lahkusite. Ta karjub nüüd kogu aeg. Ema nutab edasi. Inimesed küsivad edasi. Ma ei öelnud midagi. Siis vaatas ta mulle märgade silmadega otsa ja ütles kõige tõelähedasema asja, mida ma temalt aastaid kuulnud olin. Ma ei arvanud, et see nii kaugele läheb, sa viskasid mu koti tänavale, ütlesin ma. Ta neelatas raskelt. Ma tean, sa naersid, tema nägu tõmbus kortsu. Ma tean, ma uskusin, et ta mõtles seda tõsiselt. Aga usk ja andestus ei ole sama asi. Sa ei saa mind oma õeks kutsuda ainult siis, kui maja muutub nii koledaks, et sa vajad kedagi teist selle ees seisma, ütlesin ma. See inetus oli seal juba enne minu lahkumist. Sina lihtsalt ei olnud see, kes seda kandis, siis astus mu ema ette, habras ja närviline, vaadates ringi, nagu häbil oleksid silmad. Palun, ütles ta vaikselt, mitte siir, ma peaaegu naeratasin. Sa jõudsid siia, ütlesin ma. Kõik see, ta vaatas mu ametimärki, mu kirjutusolust, mu töökaaslasi ja midagi tema näos andis järele. Võib-olla oli see häbi. Võib-olla oli see lein. Võib-olla oli see lihtsalt esimene tõeline arusaam, et ma olin ehitanud midagi peale nende. Siis ületas mu isa lõpuks muru. Seekord ei mingit karjumist. Ei mingit etteastet. Ta peatus paari sammu kaugusel ja ütles, sa näed hõivatud välja, olen küll, ütlesin ma. Ta noogutas korra ja heitis pilgu meie ümber olevatele inimestele. Putka, järjekord kontrolli ootavaid elanikke, personal, kes mind nimepidi tervitas. Esimest korda elus polnud tal enam mingit kasulikku teksti alles. Seega ütlesin talle nii selgelt, kui suutsin. Ma ei tule tagasi. Ma ei astu enam sellesse rolli. Mis iganes pärast minu lahkumist juhtus, ei ole midagi, mida mina sulle tegin. See on see, mis oli juba olemas, kui ma sellest enam ei hoolinud. Mu ema nuttis vaikselt. Mu õde pühkis nägu. Mu isa lihtsalt seisis seal, lõualuud pingul, silmad väsinud ja ei öelnud midagi, sest polnud midagi öelda, mis teda väiksemaks ei teeks. Siis lisasin ainsa halastuse, mis minus oli. Võib-olla ühel päeval me jälle räägime, aga kui see päev tuleb, siis mitte sellepärast, et sa mind vajaksid. See on sellepärast, et sa lõpuks õppisid mind kohtlema nii, nagu ma oleksin oluline, isegi kui ma su elu lihtsamaks ei tee, siis hüüdis üks õdedest kõrvallauast mu nime ja ma pöördusin tagasi tööle. See oli lõpp, mille nad said. Mitte taasühinemine. Mitte dramaatiline nutma kukkumine. Lihtsalt mina valisin oma elu nende ees, samal ajal kui nemad seal seisid ja mõistsid, võib-olla esimest korda, et nemad polnud enam selle keskpunktis. Hiljem, kui laat hakkas lagunema ja park hakkas tühjenema, seisin oma auto kõrval ja avasin Öisemuru platsi salvestise. Mu isa hääl. Mu õe naer.
Mu ema ei laulnud peaaegu mitte midagi. Kuulasin paar sekundit ja kustutasin selle siis. Mitte sellepärast, et nad seda lahkust väärisid, sest ma ei vajanud enam tõendeid. Tõde oli juba oma töö teinud. Mu isa oli õppinud, et julmus ei muutu autoriteediks ainult sellepärast, et sa seda valjusti ütled. Mu õde oli õppinud, et kaasalöömine ei tee sind süütuks. Mu ema oli õppinud, et vaikimine keset väärkohtlemist on ikkagi valik. Ja ma õppisin midagi raskemat kui kõik see. Mõnikord ei ole lahkumine reetmine. Mõnikord on see esimene aus asi, mida sa enda heaks teed. Armastus, mis ilmneb vaid siis, kui sa jääd väikeseks, vaikseks ja kasulikuks, ei ole armastus. See on kontroll, mis kannab perekondlikku nägu. Ja kui lahkumine on ainus asi, mis sunnib inimesi lõpuks nägema, kes nad on, ilma et sa neid kannaksid, siis lahkumine ei ole julm. See on ellujäämine. Seega lubage mul teilt midagi küsida. Kui inimesed, kes kutsuvad teie kannatavat armastust, hindaksid ainult seda versiooni teist, mis tegi nende elu lihtsamaks, kas te oleksite piisavalt julge, et ka lahkuda? Revenge Nikkelis töötab meie meeskond kõvasti, et luua lugusid, mis on kaasahaaravad, sisukad ja emotsionaalselt resonantsed. Iga lugu sellel kanalil on väljamõeldis ja loodud selleks, et jagada meie vaatajatega läbimõeldud õppetunde, kasulikke vaatenurki ja positiivset hariduslikku väärtust. See lugu rõhutab enesest lugupidamise, isiklike piiride ja emotsionaalse iseseisvuse olulisust. See tuletab vaatajatele meelde, et tõeline areng algab sageli siis, kui inimesed lõpetavad kahjuliku kohtlemise aktsepteerimise ja hakkavad ära tundma oma väärtust. Oma emotsionaalse teekonna kaudu julgustab stsenaarium mõtisklema, vastupanuvõimet ja sügavamat arusaamist tervislikest suhetest.